Selget keelt ja meie tänast kokkusaamist on oluliseks pidanud ka Eesti Vabariigi president, kes ei saa hetkel siin küll viibida, kuna on USA's ÜRO Peaassambleel, aga ta pidas meid täna meeles oma tervitusega. Loen selle ette, ei hakanud kikilipsu panema. Head sõbrad, mul on hea meel, et tänasel konverentsil arutate te selge keele üle. Seega räägite sellest, et Eestit ja meie kõigi elu kujundavate seaduste, otsuste ja määruste keel oleks arusaadav, üheselt mõistetav ja korrektne. Seaduskeel peab olema selge inimestele, keda needsamad seadused vahetult puudutavad. Vastase juhul toob see kaasa liiga palju küsitavusi, kõrvale hiilimisi seaduse sättest ja mõttest. Me kõneleme selgelt siis, kui teame, millest räägime. Siis saavad meist aru ka kuulajad. Kes ei tea või kahtleb, peidab oma mõttetühjuse võõrsõnalisse keerutusse. Kas poled nõnda, et tihtipeale valitakse ametikeeles mõeldavaist keerukaim sõnastus just põhjusel, et ei tunta tegelikku elu ega osata näha seatud reeglite mõju ette? See siis on keeleline väänamine, pääste võlekõrs, pealt näha tark, ent sisult segane. See heidutabki inimesi. Head mõttekaaslased, kaaskodanikud, lepime kokku. Kaitskeme oma ilusat eesti keelt. Ärme alaväärista teda. Austame vestluskaaslast. Valime head ja selged sõnad, siira tahtmisega mõista ja olla mõistetud. Keel mõjutab ja puudutab meid kõiki ning see keel peab olema selge ja ilus. Soovin teile jõudu selge keele hoidmisel. Head Euroopa keelepäeva. Teie, Toomas Hendrik Ilves. Aitäh Vabariigi presidendile nende heade sõnade eest.